turundusmärgid. Tere hea kuulaja, sa oled kuulamas 4. turundusmärkide taskuhäälingu osa. Mina olen Sven Anderson ja minuga koos on Anna-Liis Täheväli ja Martin Oja. Saade saab teoks koostöös Tartu Ülikooli majandusteaduskonnaga ja Tartu Ülikooli semiootika rakenduskeskusega. Tere teile! Tere! Tervist, tere, ilusat kevadist päeva. Ja täna räägime me nimelt kuldmunadest, mida annab välja tuli. Nimelt kuldmunadest on juba varem ka juttu olnud, nimelt selles suhtes, et meil oli plaan seda kuldmunade osa juba varem teha, aga nüüd me oleme kätte jõudnud selle kuldmunade vaatamise ja reaktsiooni osa juurde, et mis see kuldmunad on ja siis me saame ka rääkida, kuidas kuldmunad üldse Oota, Sven, äkki sa täpsustad, kes seda välja annab siis nüüd? Nii palju, kui mina vaatasin, siis kuldmuna annab välja Turundajate Liit, eks ole? Turundajate Liit ehk tuli. Väga hea lühend. Ja täna minu mõte oli niimoodi, et me võiksime vaadata lähemalt, mis tuli siis on nomineerinud kui ka siis välja kuulutanud parimateks kampaaniateks, turunduskommunikatsiooniks või siis ütleme, mis on parimad sündmused või avaliku sektori kommunikatsioon, et siis me saame lähemalt rääkida sellest. Materjali on jube palju, et kindlasti räägime ainult väga vähestest välja valitutest, jõuame seda teha, aga vaatame, kui kaugele me jõuame. Ja 3 peale suudame ka välja valida selle, et mis on meie meeles sellised tähelepanuväärsemad osad, et mida võiks siis tõesti välja tuua. Sest minu esialgne mõtte kuulajatel oli see, et me võtame lihtsalt ükshaaval kõik läbi ja hakkame kommenteerima seda, et mida meie näeme siin nii semiootikuna või siis mitte semiootikuna. Jah, ja kohe esimene mulje võiks öelda, tegelikult see on soovitus, et kategooriaid on liiga palju, et kallis Turundajate Liit, võtke neid umbes poole vähemaks. Siin on vaja süsteemset mõtteviisi, sest et kui süsteemis on elemente liiga palju, siis selle üksiku elemendi väärtus muutub väga väikseks, et kujutage ette, kui Eesti korvpallimeistrivõistlustel ei antaks välja nagu üks esikoht, vaid nagu umbes 10 tükki, et parimatele 3 punkti viskajatele ja parimatele lauapallivõtjatele. Ja siis muutuks asi veidi imelikuks ühesõnaga, et need konkreetsed kuldmunad, hõbemunad, pronksmunad, need kaotavad tegelikult oma väärtust, kui neid kategooriaid liiga palju on. Mida sina arvad, Anna-Liis? Jaa, ma olen täiega nõus. Kui ma täna esimest korda selle lehe avasin ja vaatasin, palju neid kategooriaid siin on, siis mul oli lihtsalt nagu jäämegi siia lobisema täna. Arutlema, mis on parim kandidaat semiootika või mitte semiootika perspektiivis turunduses. Ja üks asi, mis nagu indikeerib seda ka on, et paljud kategooriad dubleerivad üksteist ja on aru saada, et mõni reklaam, turundusprojekt saab auhindu päris mitmes kategoorias. Kuigi, kas siin võib olla väike rõhpunkt, et Eesti on väga väike riik, et meil on mitte väga palju agentuure, kes midagi teeb ja sellepärast meil võib olla tekkida probleeme, et keda nomineerida ja keda mitte nomineerida, et sul tekibki nagu niisugune ülekattuvus või overlapping erinevate kategooriate vahel ja erinevate tööde vahel. See on kindlasti, et mõned agentuurid on ilmselgelt silmapaistvad ja väga hea kõrge professionaalse tasemega ja nii-öelda staaragentuurid, kes siis teevadki väga head kraami ja eks neid on võib-olla seal 7-8 tükki selliseid ja nopivadki rohkem auhindu. Nii peabki olema. See ei ole ju halb, lihtsalt tõestab seda agentuuri igast küljest nagu. Täpselt. Ja ma ise arvan seda, et mis vastab ka Martini esialgsele küsimusele, et kas need kategooriad on väga palju, siis võib-olla on kategooriaid lihtsalt palju sellepärast, et näidata välja, et igas erinevas elemendis võib näha mõõtühikut ja seda mõõtühikut saaks nagu analüüsida. Et näiteks meil on siin esimene 1.1 on väike tootekampaania, et selles kategoorias, selles mõõte nii-öelda tähendusväljas on meil
teatav mõte nii-öelda, mida me soovime kategoriseerida, et kes on parim selles mõttes. Ja sellepärast meil võib-olla mõnes teises kategoorias on samad, ütleme, kampaaniad või toode, mida me siis mõõdistame teise vaatenurga all. Aga ei tohiks kunagi unustada, et igasugused auhindade andmised on ennekõike ka kommunikatsiooniüritus ja kommunikatsiooni tehes peab arvestama oma sihtgrupiga, eks ole. Ja kui sihtgrupiks on inimene, kes läheb Kuldmunade veebilehele ja hakkab neid kõiki läbi vaatama, siis ta peab tegelikult varuma endale mõned päevad võib-olla isegi, kui ta põhjalikult läbi vaatab. Kusjuures Kuldmunade selliseks kriitikaks on peetud seda, et Kuldmuna on oluline ainult agentuurile endale, sest klient tahab tulemust näha hoolimata sellest, et sul on Kuldmuna või mitte. Ma siiski usun, et klient valib ka selle põhjal auhinnat oma agentuuri, kui tal kõik muud parameetrid on võrdsed, siis see mängib rolli. Aga kas me hakkame nüüd vaatama Kuldmuna lähemalt? Jaa, võib-olla ütleks veel mõned sõnad, et kuidas teile tundus selline üldmulje, mingi koondmulje tekkis. Mul on tunne, et tegelikult see Kuldmunade üritus, mis sest, et ma talle puid alla ladusin, aga ta on väga-väga oluline asi ja ta näitab seda, mis Eesti ühiskonnas tegelikult parasjagu toimub mingisugusel sügaval mentaliteedi tasemel ja sealt tulevad välja märksõnad, mis kindlasti iga aasta ei ole ühesugused, et sellel aastal mul on ka omad märksõnad, mis jäid pinnale, aga ma küsin kõigepealt teie käest, et kas oli midagi silma torkavat. Okei, ma ütlen näiteks ühe, eneseiroonia oli küllaltki domineeriv. Kas eneseiroonia ei ole iga-aastane mingi theme meil või? See on niisugune eestlaslik, kas ei ole eestlastele tavapärane, et meie huumor on niisugune eneseirooniline ja lihtsalt läbiv teema? Ma ei tea, ma pole kindel. Ma muidugi ei ole iga aasta vaatanud neid Kuldmuna, nii et ma ei oska kommenteerida, kas see on selle aasta märksõna või ka eelmiste, aga seda ma ei oska öelda, kas see märksõna on nüüd selline läbiv või mitte läbiv, aga minu meelest on huumor või teatav selline huumoriprisma reklaamid sulle väga omane ja näidata positiivses võtmes midagi. Muidugi sa võid ka näidata mõningaid aspekte negatiivses võtmes, aga tavaliselt seda ikkagi juhitakse tähelepanu, et midagi on positiivset, et näiteks kui me võtame mitte nüüd siit tootekampaaniatest või Kuldmunadest lähtuvalt, aga kui me võtame näiteks sellised tooted-teenused nagu kui sa saad teraapiat tellida veebiäpis, siis temaatika on ise sünge. Näiteks Laiveni äpp, mis vahendab minu teada ATH, sellist teraapiate õpetusi äpi vormis mobiilis, siis temaatika on väga selline kurb ja masendav, aga samas nad püüavad seda müüa selle vaatenurgana, et me õpetame sul oma eluga hakkama saada, kuidas seda paremini teha. Nii et me juhime ikkagi inimesi positiivses valguses. Jaa, siin on isegi paar näidet. Turunduskommunikatsioon sotsiaalkampaania kategoorias oli Tervisekassa ja sellel tegi promokampaania Angels ja ei räägitud mitte haigusest, vaid terveks saamisest. See on ka väga hästi töötav vaatenurk, et räägitakse negatiivsest läbi positiivse. Sai siis hõbe, muna. Mis kategooria number seal taga on? Turunduskommunikatsioon 2.0 vist või ongi mingi 2, sotsiaalkampaania. On küll. Ja vaata, mina iseenesest panin tähele kohe juba esimest 1.1 väike tootekampaania. Ma natukene, kui ma ise silmitsesin neid, siis minu meelest eetika vaatenurgast on Bolti reklaam kõige eetilisem ja seda ma põhjendan selle läbi, et vaesaja jäätis ja limpa hull petitsioon on natuke sellised rusikaga löömised, et näitame nüüd, me tuleme turule, teeme midagi, aga ühiskondlikus perspektiivis, kui vaadata nüüd lähemalt seda Globabilisi Bolti reklaami, mis on bronsile saanud, siis see on niisugune eetilisemalt moraliseeriv, et kuidas hakkama saada, kui nende reklaami väikest tootekampaania kategoorias vaadata. Seda on nüüd Bolt ise teinud.
võitja on Typhooni tehtud vaesaja jäätis, kus on Peeter Koppel peal, mis ja, paneb kohe ja muidugi Eesti kõige vaesem inimene number 1, Peeter Koppel. kusjuures see panigi mind mõtlema semiootiliselt, et kui me paneme näiteks niimoodi, et siin on Peeter Koppel peale siis vaesaja jäätis on ja siis inimene mõtleb kohe rikkus, vaata, nagu binaarsed kategooriad, et sa hakkad kohe mõtlema semiootiliselt, et me pigem ei oska mõelda Peeter Koppelit vaeseks, vaata. Ja siis, kui sa mõtled vaesus on, et oota, millise näoga vaesus siis on? Kas on nüüd Peeter Koppeli näoga? No siis nali oligi, et nüüd, kui Peeter Koppel tuli pangandusest ära, siis nüüd ta on vaene inimene ja peab ostma vaese aja jäätist. Et jah. Ühesõnaga, siin ma näen teatavat moraali probleemi. Samas, kui nagu ma võrdlesin seda pronksi saanud kampaaniat Boltilt, siin on välja toodud, et nemad külma ei karda, külm kardab neid. Kus on kujutatud siis vanamaealisi naiste rahvaid, kuidas nemad sõidavad tõuksiga. Et see on minu meelest hea eetiline kampaania. Samal ajal, kui me võrdleme seda nüüd Limpa hullu petitsiooniga, see on ka äge tegelikult. Jah, see Limpa on äge. Ta on äge, aga ainuke probleem, mida mina siin nägin, oli see, et petitsioon tehti, mis on poliitikasfäär ja kui sa tood poliitikasfääri sisse kommertskampaaniale, siis sa nagu seod ennast poliitikaga, sa tahad nagu midagi sotsiaalselt teha. See ei pruugi hea ega halb olla, aga see sidusus poliitika maailmaga tekitab nagu minus küsimärgi, et miks, mitte midagi muud. See on lihtsalt vahendite nii-öelda okupeerimine ja kaaperdamine, et kapitalistlik süsteem nii-öelda siis võtab sealt, kus saab, eks ole. Ja kulturoloogias on selle kohta, ütleme vähemalt 1, võib-olla 2 käe sõrmedel üles loetavaid termineid. Levi-Strossi bricolage kõigepealt, kätte leiduvatest esemetest valmistamine, mingi terviku valmistamine või subkultuuride raames Dick Heptich rääkis sellest, kuidas ka domineeriv kultuur, ehk siis ütleme mingisugused suured korporatsioonid, nemad ka võtavad subkultuuride tähistajaid ja vahendeid, semiootilisi vahendeid üle ja siis hakkavad sellega raha teenima, et Limpa, veidi sarnane asi. Et võeti siis petitsioon kui vahend. Kuidas sina sellest Limpa kampaaniast, Anna-Liis, arvasid? No, ütleme niimoodi, et ma tänu Tartu Ülikooli turundusklubile olen Limpast teadlik sellest, mis nad teevad üldse TikTokis praegu ja lihtsalt see, kuidas nad nii-öelda minu vanusele inimesele üritavad läheneda selle nostalgia nurga alt siis, et ma tean, et nad on hästi tegusad sotsiaalmeedias ja nüüd ongi lihtsalt see, et see Limpa kostüüm ja see siuke fun nooruslik iseloom, mis on sellele Limpale antud, et see ma ei tea, et see on kuidagi see, kuidas nad, see iseloom või see kuvand on see, kuidas nad üritavad seda Limpat praegu siis aktuaalsena hoida. Minu arust see on täiega äge, sest et minu jaoks, ma olen ju praegu 24, minu jaoks Limpa oligi minu lapsepõlv. Seega ma tunnen, et ma olen hästi nagu lihtsasti võib-olla mõjutatav nende kampaania poolt, siis minu jaoks ongi nagu Limpa hull õun, et see on täiega minu lapsepõlve peal lihtsalt see, kuidas nad üritavad seda, neid vanaaegseid reklaame, mis olid nagu mingid animatsioonid, et nad toovad selle ellu läbi selle, et meil on nüüd nii-öelda päris eluline Limpa, kellel on oma mingi sotsiaalmeedia ja kes teeb mingisid meeme ja asju. Minu jaoks on nagu täiega äge ja ma nagu täiega olen, ma ei tea, vaimustuses sellest, kuidas nad on lähenenud sellele, et nad lubavad A. Le Coq, et A. Le Coq kui nii suur ettevõte laseb üldse Limpal sellist kuvandit nagu luua, et minu arust see on väga huvitav, et nad on nii julged ja et A. Le Coq on nagu nõus selle kogu asjaga. Siga toimib ka väga hästi. Turunduses siga on kindlasti liiga alakasutatud loom võrreldes kasside, koerte ja teiste loomadega. Kui lind, Tartu Ülikooli maskott on lind,
ma tuletan Jah. meelde, teil on lind, meil on tiksu. tiksu, jah. Tiksu on ju meil ja kusjuures kui tiksust rääkida, siis tiksu üks efekt või mõtteid, mis minu pähe tuli, oli see, et kas tiksu tiksub ka? no Ma jaa, juba see oli kartsin, et sa tahtsid mingit Rakvere lihakombinaadi kana osakonda panna teda turule. Ei, täpselt, ma mõtlesin, et tiksu tiksub, et ülikoolis on tiksumine, siis on tiksu koos tiksumisega ja me saame alati nagu mõtestada seda tiksumist laiemas sfääris kui ainult ühes mõttes, et see tiksu on nagu mingi linnu nimi. Aga kas see üliõpilane ikkagi peaks tiksuma, võib-olla ta peaks nagu käima nagu suurematel tuuridel? no minu jaoks oli üks esimesi küsimusi, et tiksu ja tiksuma, kas ma saan aru, et tegelikult ülikoolile ei meeldi see seos selle sõnaga. Täpselt. Aga samas... See on kurb, siis minu arust see on kurb, äge läheneda. See oleks äge lähenemine teistpidi, et me saaksime just sõnamänge teha, et tiksu. See on, TikTok on põhimõtteliselt nagu ka sama loogika peale, et mängime keelega kui sellise heliga, vaata, et helikujundiga, et kuidas see TikTok on, see on igas keeles peaaegu et sama helikujund, kõik saavad sellest aru, mida sa mõtled mingi sotsiaalmeedia platvormi, aga samal ajal, kui sa ütled tiksu, see on täpselt samamoodi universaalne. Ma korra mõtlesin, et äkki astuks sammu tagasi, sest et Martin, sa tahtsid rääkida nendest märksõnadest, mis sinu jaoks siis iseloomustavad see aasta neid kuldmune ja me jäime nagu, korraks rääkisime eneseirooniast, aga me ei läinud siit kaugemale, et kas sul on, tahad veel rääkida, mis sulle nagu silma jäi? Mulle jäi silma veel see, et üsna palju kasutatakse sellist ümberpööratud kujundit või ümberpööratud esteetikat, pea peale keeratud tähendust. Nagu ka Peeter Koppelist tuli see välja, et nagu kass reklaamiks koeratoitu või midagi sellist. Aga jah, et siin päris mitmes näites tuleb välja see, et tahetakse lõhkuda mingeid stereotüüpe, mis on ka samas hea turunduse, hea reklaami eeldus väga tihti. Kuidas teile tundus? Minule tundub näiteks üks reklaamikampaaniatest või üldse kampaaniatest natukene selline täiesti ühtepidi arusaadav, aga teistpidi arusaamatu on nimelt kaitsetahe, mis on tehtud siis taeva poolt. Et ühtepidi, miks ma seda ütlen, et ma saan nagu aru sellest, et kaitsetahe, me julgeolekut hindame ja samal ajal me püüame seda visuaali tuua sisse sõjandusest, roheline, must ja valge, põhimõtteliselt värgikombinatsioon on see. Aga mis on minu jaoks segane, on see, et tänu sellele laigulisusele teised märgid, värvid ei tule esile, mis viivad selle natuke kombo selliseks mosaiigiks. Seepärast, et see mosaiik nagu takistab aru saama, millega on tegu. Et ma saan aru, et see on kaitsetahte piimapakk näiteks. Tere piimapakk on laiguline, ma saan aru, et see on piim. Okei, aga kui sa paned selle piimapaki teiste piimapakkidega juurde, siis see muutub nagu kirjuks, vähemalt minu jaoks. Ütlesid selle nagu algbrändi nagu kuvand kaob ära seal, et pigem jah, et kui sa oled muidu selle tootega tuttav, mis sa näed, et seal on see sõjaväe muster seal, siis on nagu, et mis toode see on, mis toimub? Sellepärast ma mõtlengi, et puhtalt me saame sellest aru ainult sellepärast, et meil on juba kontekst taga, millega tegu on kaitsetahtega, me teame, kuhu me suundume, aga kui seda taustal taga ei oleks, siis me ei teaks, millega tegu on. See idee tervikuna mulle ikkagi väga meeldib, et see visuaali küsimus antud juhul ei häirinud, aga nüüd ongi, ma arvan, selle mõõdupuu on täpselt, et kui palju ta jõudis kliendile kohale. Ja pani klienti siis ostma neid kaitsevärvi piimasid ja kahjuks ma poes ei näe väga selliseid tooteid, mis ta oligi mingi kindla ajapiiranguga või? Ma mäletan, ma nägin midagi, mul tule hetkel meelde, mis toode see oli, aga midagi oli sõjaväe seal mustriga ja mõtlesin, et mis siin toimub. Mind see ei tõmbanud kindlasti ostma. Mõtlesin, mis see mõte seal taga on, aga ma kindlasti ei jõudnud sinna, et välja nagu mõelda, et mis see siis on või miks see siin on või mis siis kaasneb sellega, et ma selle toote ostan. Et Jah, võib-olla
noh, olgem ausad, mina olen sellisest põlvkonnast, et kui praegu oleks tavalised tooted, piimad, leivad poes ja sealt võib-olla 20-30 senti läheb Ukrainale või Eesti kaitseväele, siis ma meelega just ostaks neid. Hoolimata pakendist, pakend võib kole ka olla. Ei, ma olen nõus see, et sotsiaalne väärtus on ülioluline, lihtsalt ma mõtlen, et kui sa ei ole kursis, et selline võimalus on, ja sa nüüd tutvustad seda nagu uuena, siis võib tekkida raskus sellega, et millega tegu on, ma tahaks sellele panustada, aga kuidas ma panustan, kui ma ei tea, et see võimalus isegi olemas on. Jah, et ma arvan, see on väga oluline, Sven, et sa välja tõid selle kommunikatsiooni aspekti siin, et kui teates läheb miskit kaduma, siis ei tööta enam nii hästi. Siis üks reklaamidest, mis mulle jäi ka silma tegelikult, on kõige hirmsam number 2. See on tegelikult kategoriseeritud erinevate reklaamide all, näiteks 6.9 otsereklaam on üks ja selle reklaami on teinud Optimus Creative ja minu meelest, mis on selle äge, on see, et tualetirullidega on näidatud ära, millega tegu on. Et see on nii-öelda soolevähi kampaania, et sa ennetaksid riski. Ja käiksid kontrollis. Jah, täpselt. Ja minu meelest on see ülioluline, sellepärast, et sa iial ei tea, kus võib juhtuda. Ja siis see must taust, valge number nii-öelda WC paberist on väga efektiivne või efektne isegi, võib öelda, et kuidas see kontrolli meenutus on tulnud. Ja samal esteetiline on minu meelest see ka, et Synlabi logo või logo kasutus on minimalistlik. Et sa ei rõhuta, et ainult meie teeme seda, vaid see on nagu minimalistlikult võt selle esile, et siin saab seda teha. Muideks, kas te seda videot vaatasite, mis seda kampaaniat seal iseloomustas? Mina ei vaatanud. Vaadake ja minul on küsimus, miks seal videos on Varro Vooglaid? Vilksab läbi. Et mis seos tal selle teemaga on? Ja siis võib-olla järgmises saates arutame, et mida või keda ta sümboliseerib. Et see reklaam on väga lühike, siis ma panin enda jaoks selle kohe tööle ja ma näen siin tualetirullide virna, mis läbib erinevaid, ütleme, näitajaid ja need näitajad on väga efektiivselt või efektselt välja toodud, midagi graafiliselt on esitatud, isegi võiks öelda, et infograafika on super hea, kuidas statistika teha visuaalseks ja nüüd jääbki küsimus, kust tuleb Martini Vooglaid sisse. Kas see on nüüd üllatus ka meil? Kas see on nii, et Martin lihtsalt näeb tonte või on päriselt? Jah, täpselt. Aga veel... tuleb täpselt. Tuli, Martin ei näe tonte. Ja Martin ei näe tonte, mina nägin ka neid ära. See oli täpselt peaaegu 1 minuti pealt. 55 sekundi pealt tuleb Vooglaid sisse, et mis toimub täpselt. Ja ma vabandan ette, ma ei mõtle sellega midagi halba, aga mul on hästi lihtne küsimus, et kummas rollis ta on, kas ta on doktori või Jämesoole vähi rollis? Täpselt. Kõik sellised nüansid tekitavad küsimusi, et nendele tuleb mõelda, jaa, täpselt. Ja ta läks mingist uksest sisse ja tal olid tordikarbi moodi karbid käes, aga need olid pruunid. Ja küsimus on selles, et mis seal siis karpides sees on. Äkki Vooglaid ise ka ei tea, et ta on sellises reklaamis osaleda. Võib-olla ei tea, jah. Meie valgustame nüüd teda selles, et see reklaam on olemas. Siis saab väikse kohtuasja teha. Mitte meie kohta, aga reklaamijate kohta küll. Meie oleme need vilepuhujad. Meie oleme vilepuhujad. Mul on korra küsimus teile. Kas te olete aru saanud, mille järgi neid võitjaid valitakse siin, sest et kui ma täiesti aus olen, siis nagu nii palju, kui ma olen siin seda lehekülge scrollinud ja vaatan, kes need võitjad on, siis ma ütleks, et ma olen hea võib-olla 1-2 kampaaniat ise kohanud päriselus ja teisi ma ei ole kordagi näinud, ei ole kuulnud, isegi kui see mõte on väga äge seal taga, et mille järgi nad valivad neid võitjaid. Siin kodulehel on täiesti olemas selline nagu reeglite rules nurgake, kui sa vaatad ülesse, kus on auhinnad, siis siin on eesti keeles kohe ilusasti kirjas, mille põhjal on midagi tehtud. See on huvitavalt, mis on üldpõhimõtted ja mis on ka 14 olulist tähelepanekut tööde esitamisel.
kuigi see tundub natukene selline rohkem see rules on vist Kuidas selleks, et esitada, jah? esitada jah, aga et mille järgi nad neid võitjaid valivad, et kas see on siis kes tõi kõige rohkem, ma ei tea, käivet või kes sai kõige rohkem vaatamisi või mille järgi see siis nagu käib? Siin on kuldmunade juhend lausa olemas. Kuldmunade juhend on Generali all ja selle saab alla laadida kõik. Ja siin on väga ilusasti kirjas, mille järgi midagi tehakse. aga samas see on üks igavene küsimus kõikide konkursside puhul, et kui sa oled korraldaja ja ikkagi sul õnnestub mingi kõva konkurss püsti panna, siis tegelikult sa oled seal jumal, kes otsustab ja noh, et sul on mingi vabadus. Okei, ühiskond nõuab, et sa põhjendad seda, miks sa nüüd valida, aga ma arvan, et see vabadus tuleks neile võimaldada. Kui see huvitav küsimus tekib siin, et mis on kriteeriumid, Annaliisil on hea küsimus, see on nagu pedagoogika küsimus. Kuidas sa hindad õpilast, et ta tegi hästi? Seepärast, et õpilase perspektiivis sõnastada nii-öelda väljundipõhine hindamine peaks selle paika panema. Ühtepidi, et õpilane saab aru, kuidas ja mida hinnatakse. Samal ajal, kui õpilane ei saanud aru sellest, mida täpselt hinnatakse ja kuidas, siis tekib nagu vastuolu, kuidas midagi tehti. Ja täpselt samamoodi minu meelest tekib siin kuldmunade puhul ka, et me võime ühtepidi nagu eeldada, et me saame kõik ühtemoodi aru, aga me ei pruukinud samamoodi aru saada. Mis tähendab seda, et võib-olla kui meie, kui täiesti võõrad inimesed, kes kuldmunasid praegu siin vaatavad ja kuulajatele nii-öelda oma arvamust reaktsiooni kuulamisena esitavad, siis see tekitab küsimuse, et äkki me ei tea, mida me räägime nii hästi, kui me tahaksime seda No teha. ma praegu avasin selle kuldmuna juhendi ja siin on üks pealkiri hindamispõhimõtted. Nii. Ehk siis ma loen nüüd ette. Erilisus, unikaalsus, nutikus, loomingulisus, meisterlikkus ja selle kõigega kaasnev mõju. Need on need asjad, mida me otsime. Kuldmuna on ennekõike originaalset loomingut hindav konkurss. Olgugi, et näiteks kampaaniate, suhtekorralduse ja ürituste puhul palume ära märkida tulemuslikkuse eesmärkide saavutamisel, saab määravaks ikkagi eristuv idee, loovlahenduste originaalsus, kvaliteet ja ürituse kampaania või kommunikatsiooni uudne struktuurne ülesehitus. Ka muude kategooriate puhul ei ole keelatud tulemustest juttu teha, kuid see ei ole kohustuslik. Seda enam tasub tähelepanu pöörata aga tööde esitamise kvaliteedile, kuna üks hästi vormistatud case study räägib rohkem kui 1000 staatilist pilti. Super hea, et ja ma sealt sinu jutust, sorry Sven, et ma pikkisin välja, noppisin välja märksõnad mõju ja tulemus, et see oligi vist põhiline, miks sa, Anna-Liisa, nagu selle küsimuse esitasid, et sa ütles, et sa ei ole näinud väga neid võidutöid meedias, avalikkuses. Ja ma arvan, et me kunagi peaks tegema ühe eripodcasti just sellel teemal, mis on väga, väga oluline, kriitiline teema, et kuidas me ikkagi turunduse mõju hindame ja kuivõrd lihtne või keeruline see on, sest et see on juba statistikute, sotsioloogide suur probleem, et kuidas millegi mõju hinnata ja turunduses siis seda samamoodi. On küll jah, seepärast, et KPI-sid ja muid ühikuid, mida saab mõõta ja kuidas mõõta, on turunduses olemas küll. Ise küsimus on, kas ja kuidas sa peaksid nendesse suhtuma, sest mõnikord võib juhtuda see, et sa tahad mõõta mingit objekti või mingit nähtust, aga see ei pruugi nii kasulikuks osutuda, eriti turunduses, kus mõni osa turundusest on väga loov. Näiteks sotsiaalmeediakampaaniad, kui sa hakkad mingit ilusat reklaami või mingit Google'i postitust tegema lõpuks, siis nii-öelda outcome ei pruugi üldse olla taandada mingile numbrilisele väärtusele nii hästi. Sest huvitav on see, et numbrid ja narratiivid on veel eraldi käsitlus, et numbrite nii-öelda jutustav või looline väärtus sõltub sellest, millise jutustuse sa sinna kontekstina numbritele taha annad põhimõtteliselt, mida Martin tegelikult ka välja tõi, et sotsioloogiline probleem on see, et kuidas sa midagi mõõdad. Absoluutselt. Aga tuleme nüüd nende tööde juurde tagasi ja
minu jaoks üks üsnagi iseloomulik auhind just selle aasta kontekstis on siis väike, aga ambitsioonikas, mis on pronksmedal kategoorias suur tootekampaania. Seal firma Angels teeb promo põhimõtteliselt Citroeni Eesti ühele edasimüüjale ja seal on rakendatud töösse meie vahvad Mattias Naan ja Kristel Aaslaid, kes siis suudavad luua tõeliselt sooja ja sõbraliku mulli toote ümber, ehk siis selle auto ümber, ka sellise sotsiaalmeedia esteetikaga, aga seal on täpselt see kujundi ümberpööramine, et autodega tavaliselt kaasnevad hoopis vastupidised nagu hinnangud, et mida kiirem, seda parem ja nii edasi, aga nemad näitavad, et selle pisikese Citroeni puhul on just üliäge see, et ta sõidab nii aeglaselt. Täpselt. Kusjuures ma jäin selle jutu peale mõtlema seda, et üks reklaamidest, kampaaniatest on väga hästi tehtud veel, mis tõi furoori. Nimelt on see, et sest me käime Maximas. See on nüüd tehtud Divisioni poolt. Mis kategooria see on? See on väike teenuse kampaania näiteks. Ja täpselt 6.5 välireklaami poster on ka, selle all on ta ka, aga ta ei ole võitnud vähemalt selle 6.5 alt. Et siin on päris hästi välja tulnud see, et kuidas Prisma on häkkinud ennast Maxima reklaami sisse. Mul on ei, see on vastupidi just. Või vastupidi. Jah, vastupidi. Issand jumal, ma olen vale. Ühesõnaga niimoodi ma arvan, et sellepärast ei tasu muretseda ja ma kohe räägin, miks. Mul vähemalt isiklikult on teatud beef igasuguste marketite reklaamidega, sest mulle tundub, et market on siuke väga huvitav kategooria, kus reklaami tegelikult väga ei ole tarvis, et seal on mingisugused teised müügiargumendid. Ennekõike asukoht ja teiseks mingi hinnapoliitika ja võib-olla kuidagi teistmoodi kaasamine, et mitte otseselt plakatid linnaruumis, vaielge mulle vastu, aga ma arvan, et seda teemat võiks kunagi kangutada rohkem ülesse. Mis sa arvad, Anna-Liis? Ma ei teagi, mida öelda. Sest, et reklaam justkui ei pane inimest muutma oma marketis käimise harjumust nii ruttu, eks ole, et vaata Maximal, Prismal olid need, kus ema tahtis minna ostureisile mööda Eestit ja siis poeg küsis, et miks ta lihtsalt Prismas ei käi. Aga see on ka kuidagi natukene karvane väide, ma ei ütle, et päris vale, aga et Prisma ütleb, et kõik saab siis sealt odavamalt kätte ja et tulge sinna, et tegelikult ikkagi nii ei ole päriselt. Et see argument on ammu käijatud argument, aga ei tööta. Kuigi hinnasõda on loomulikult selline nagu, et ei maksa väga teha, tuleks teha midagi paremat, kui lihtsalt öelda, et hind ja odavus, sest odavust võib nii-öelda hinnasõjana tingida hoopis selle efekti, et võitjad ei ole, on kõik kaotavad. Aga samas minu arust on ikkagi marketite vahel ka selline dünaamika nagu tanklakettide vahel veits, et ühelt poolt on küll konkurents, aga teiselt poolt on mingi nähtamatu selline kartellivõrgustik, et eks neil on mingisugused kokkulepped. See on väga suur väide praegu. See on väga suur väide ja ei, ma ütlen, see on hüpotees, see ei ole väide. Aga mingi ühine tunnetus vähemalt. Ühine tunnetus võib olla ka kõigil sellistel ühte sektorisse kuuluvatel firmadel ja organisatsioonidel. Et mis ei tähenda seda, et nad teevad lubamatuid kokkuleppeid selles mõttes. Ja ei, lubamatust ma ei rääkinud siin. Nii, milline on meie järgmine mõte nüüd siit kampaaniatest või kommunikatsioonidest vaadates? Ma vaatan praegust pakendidisaine näiteks ja pakendidisainidest on
huvitav see, et Fit on teinud endale rebrandingu. kas neil siis endine bränding töötas sinu arvates okeilt? No alati saab paremini, aga iseküsimus, kas seda nüüd täiendust saab nimetada rebrandinguks, sest rebranding tähendab seda, et sa teed peaaegu täiesti ümber kõik, vähemalt minu arusaama järgi. Tegelikult, kui sa ütled rebranding, siis siin on pildil üks hoopis olulisem ja suurem rebranding Eesti mastaabis lausa massiivne, ehk siis Eesti Gaas on rebrändinud ennast Eleringiks ja seal on erinevaid asju sinna ümber tehtud, nii videod kui ka trükimaterjalid ja üldse Eleringi sellise visuaalse identiteedi kujundamine, mis on idee, mis väga, väga palju võiks saada kriitikat tegelikult. Sest et firma nimed nagu Eesti Gaas, Eesti Elekter, mida iganes, Eesti Tõulooma ühistu, kui sul on selline nimi, siis sellel on üks väga, väga suur eelis. See nimi ütleb ära, millega on tegu. Ja kui Eesti Gaas paneb oma nimeks Elering, siis kliendil tekib esimesena seos ilmselt elektriga hoopis. No seal on väikene nüanss muidugi ka, ma ütlen selle ära, mis on võib-olla õigustuseks, et Eesti Gaas siis teadaolevalt hakkas tegelema ka päikeseenergia asjaga ja sealt võib-olla tuli see elektr natukene juurde sinna, elektriteema. Kas samasse nagu sellisesse nime nüanssi läheb Omniva ka, Eesti Post versus Omniva? Läheb ja Omniva on ka täielik porno tegelikult selles mõttes. Miks peab? See on raiskamine, selline kampaania. Et pigem firmad, mis ei pea otseselt teenima kasumit, vaid peavad teenima rahvast. Ja kui siis ma panin nüüd teenib rahvast Siru Tartu Kultuurikeskus, selle logo või selline kasutus, korporatiivne bränding on nüüd saanud endale võidu ja see on siin... Ole hea, ütle, mis kategooria see on? 10.1 korporatiivne kohe vaatame. See on võitnud siin väga suurelt, et sellest võiks lähemalt rääkida. Bränding kui selline visuaalne osa on väga efektne, võiks öelda. Ise küsimus, kas ühiskondlikult me vajame brändida kultuurikeskust ennast? No see teema on viimased 10-15 aastat vägagi õhus, et kultuur on nii-öelda üks majandusharusid. Eelmine kord me rääkisime sellisest asjast nagu kultuuritööstus lausa. Ja kultuuritööstus on tõesti väga suureks paisunud. Selle üks osa on muidugi näiteks muusikatööstus, tekstitööstus, nii-öelda kirjandus, teatrid, kino, kõik, mida looming katab, on peaaegu kultuuritööstuse all. Ühelt poolt on kultuur ühiskonna ja ka riigi ja rahva üks komponent ellujäämise tagatisest, eks ole, ja identiteedist ja kindlasti suur osa kultuurirahastust peaks tulema riigilt, aga ma ei näe siin konflikti, väga tõsist konflikti, et kui kultuur ka ise teenib pappi juurde. Mul on ka huvitav, et see Siuru ei jälgi Tartu linna enda nagu CV-id. Ma tõesti oleks arvanud, et Tartu Kultuurikeskus näeks nagu rohkem Tartu linna taoline välja, aga mulle väga meeldib selles mõttes, et see execution on nagu väga hea. Et ta on kohe ma ütleks, et siuke hea kultuurilik, nagu kui ma ütleks kultuurikeskus, siis see, kuidas siin see visuaal on kujundatud, ma arvan, see nagu sobib väga hästi kokku, aga ma olen lihtsalt üllatunud, et nad ei jälginud rohkem seda Tartu linna enda CV-id. Mis tegid huvitav küsimuse, kas Tartu linn ja Tartu Kultuurikeskus on nagu sümboolselt
samad ühikud, et ma mõtlen nagu tähenduslikult, selles mõttes, et kas semiootiliselt tähenduslikult saame öelda, et linna sees on kultuurikeskus või kultuurikeskus on linnas, et kui ta on linnas, siis ta võibki nagu erinev olla, aga kui ta märgisüsteemil oleks sama, siis võiks nagu vastupidi ka vaadelda, et millises suunas me vaatame seda. Mina ütleks, et ta on linnas ikkagi ja ta on terve Eesti kultuurikeskus teatud mõttes. Tartu nii-öelda võõrustab seda. Siin on kirjas ka peale, et Šiuru võib asuda Tartu südames, kuid selle tõeline süda on inimesed. Need, kes astuvad läbi selle sammaste vahelt, annavad talle tähenduse ja loovad selle, mis Šiuru on. Mitte puurkultuurile, vaid platvorm, mis annab sellele tuuletiivad. Okay. Ja mitte ainult Eesti oma, et ma arvan, et kui Eesti kunstipublik käib Soomes, Helsingis, Kiasmas näiteks ja miks mitte, Šiuru ei võiks magnetina tõmmata lähiriikide kultuurihuvilisi. Ja kui Šiurust rääkida, siis ma vaatan 10.4, logomärk ja logotüüp on ka Šiuru võitnud. Ja see on tõesti hea. Šiurul on äge kirjatüüp. Mis teile veel silma on jäänud? Ma ise praegu vaatan seda, mis see oli, Oomi pood. POV, sa kutsusid isa appi. Vaatame korra, mis see kategooria oli. 6.1 online reklaamfilm. Ma ei tea. Mattias Naan jällegi pildis on ju. Kõigi lemmik. Kas te olete näinud seda, vaatasite seda videot või seda reklaami ise? Jaa. Ma ei tea, mulle see nii meeldib, et see jah, ütleme, et huumorit on nagu ikka väga palju eestlasele nagu ja just eneseiroonilist. Jah, et see TikTokil üks siuke video ja ma ei tea, Mattias Naanist saab palju tähelepanu praegu, aga minu arust väga hea. Kes on selle teinud? Selle on teinud agentuur. See on Oomipood / Tormikor OÜ. Sest ma vaatan, et ma ei maininud, vabandust eelnevalt, et Šiuru logo ja kõik ka muu tehtud on Bondi poolt tehtud. Huvitav, et Oomipood ise tegi selle, et neil ei olnud ühtegi agentuuri abis. Nende enda turundustiim tegelikult sai siukse asjaga. Mis on vapustav ju. Tõesti huvitav. Nad said ise hakkama sellise vapustava teoga. Aga nad võtsid vapustava näitleja. Jah. Kui ma räägiks, ma arvan, et lemmikutest, sorry, et siis ma ütleks, et vist see Oomipoe oma ongi üks minu lemmikuid. Ma ei tea, mis teil endal on kõige rohkem silma jäänud. No hea küll, räägime siis oma lemmikud, ütleme välja. Mina valisin nüüd eelnevalt Annaliisi jutu järgi välja ka, mida me rääkisime tegelikult ka esimeses osas, kui ma õigesti mäletan, kultuuriaastast Tartu 2024. Nimelt kultuuriaasta TikTokis on siin välja toodud efektselt, et kultuuri aasta see küll ei ole võitnud, 7.4 avaliku sektori kommunikatsioon ta küll ei ole võitnud, aga sellegi poolest on väga huvitav tähele panna, et kultuuri aasta TikTokis on nomineeritud vähemalt. See on minu tähelepanek. Mina keskendusin audiovisuaalsele meediale kõige rohkem ja vaatasin ikkagi neid telereklaame ja online reklaame ja mis teha, kontuur Leo Burnett koostöös Google filmiga, kampaania Compensa Vienna Insurance Groupile ja Rahulikum elu on selle video nimi, Must huumor. Jaa, seda ma nägin isegi varasemalt. Ma arvan, et see on üks väheseid, mida ma nägin äkki mingi YouTube'i reklaamina või midagi sukest. Selle kuidagi ägedaim koht üks on, kuidas Vladislav Korsets kala püüab. Tuleb alati kaasata päris kurusid ja staare. Kui vahepeal öelda, siis ühte reklaami ma olen näinud ka, nimelt Vapiono vabandusplakat. Seda ma nägin ise ka
seepärast, et see oli nii naljakas, aga huvitav on see, et ma ei arvanud, et see on reklaam esialgu ja siis see levis, et see on huvitav tähelepanek. See küll ei ole võitnud, aga see on 6.5 välimeedia reklaam, poster. Ahaa, kuna mõtlesin, et millest nad vabandavad, et mis nad valesti tegid, aga millest nad tegid, aga tegelikult nad ei vabandanudki, vaid nagu tõmbasid lihtsalt tähelepanu. jah. Mis on huvitav tähelepanek. Rääkides otsereklaamist kategooria 6.9, mulle meeldis pronksi võitnud Kapo kalender, mille tegi Tabasco, kus on väga lahe kunstnik ja kunstiline lahendus ja see on interaktiivne kalender. Muidu on kalendritega alati see jama, et sa pead aasta aega ära kannatama ja ülimalt igav on kalender kui kultuurinähtus üldiselt. Aga siin on see pähkel katki murtud ja purustatud ja see kalender on siis, nagu ma aru saan, pilt mõistatustega, nii nagu Kapo loodetavasti lahendab igasuguseid mõistatusi, nagu semiootid kõik teevad, et siis kalendri saanud klient saab ka ise iga kuu ühte mõistatust lahendada. Tõesti äge, ma mõtlesin iga kord nagu, kui ma olen kuskilt mingi kalendri saanud, keegi on kinkinud, ma lihtsalt nagu mingi, issand jumal, mis ma teen sellega, see on nii mõttetu, igav ja kole ja ma ei vaata seda, aga nagu sükest kalendrit võiks täitsa lehitseda küll. Jaa, et täitsa esimene kalender elus, mida tahaks kingiks saada või võiks ise kinkida. Ilma kui Martin sõber on kuulamas, siis teate, mida osta. Siis mulle jääb silma praegust Eesti otsib astronauti sihtasutus teaduskeskus on nimelt esitanud, aga see ei ole võitja. See on päris huvitav tähelepanu, kuidas mängida Eurovisiooniga või siis Superstaari saatega. Kuigi rääkides reklaami toimimisest hästi kiirel alateaduslikul tasandil, siis mulle seostus see kõigepealt östrogeeniga miskipärast. Mis on väga huvitav seos? Ingliskeelse östrogeeni kirjapilt, vaata, ilma ööta ja eega. Võib-olla mõned asjad, mis häirisid ka vahepeal, et natukene jällegi kive kapsa aedab. Kahtlane tundus ka integreeritud kommunikatsioonikampaania Kuld, kus saunapildid Guinessi rekord ja siis oli öeldud, et selle peale kulutati 85,000 euri eelarvena ettevõtluse innovatsiooni sihtasutus. No võib-olla see on mu subjektiivne arvamus, aga Guinessi rekord on nii 20. sajand, kui veel olla saab, et tundub, et see tänapäeval ei huvita enam kedagi peale rekordi enda tegijate. Ja võib-olla oleks need saunapildid saanud teha mingi 10,000 euri eest ära tegelikult sidemete baasil. Tõesti, sa ütlesid 85,000? No on seal kirjas ju. Et tasub rohkem hoida maksumaksja raha. Ja veel, mis mind häiris, oli Tartu Apollo avamise kampaania. Muidu on asi okei, aga jällegi väidete teema, eks ole, et kui esitatakse mingi väide, mis kabetab sellise vale ja tõe piirimail, ta ei jäta väga sümpaatset muljet, sest et öeldakse seal, et tartlased on alati igatsenud kesklinna kino, aga esiteks meil on Tartu kesklinnas tegelikult Eesti kõige kõvem kino Elektriteater, mis on, ma arvan, parem kui teised Tartu kinod kokku. Ja teiseks Apollo ei teinud taskusse mitte midagi uut, sest et seal enne oli Cinnamon. Jah, lihtsalt võtsid vana kohe. Et ma arvan, et turundajad peaks olema just sellises valdkonnas ettevaatlikud, sest see äratab kliendis umbusku. Kui ma õppeaine raames intervjueerisin Kaljuranda, siis tema ütles, et
siis väga tähtsa lause, et ära mitte kunagi valeta, sest vale tuleb välja, aga sa võid lihtsalt ära jätta ütlemata, et sa lihtsalt ei räägi kõigest, aga sa ei valeta ka, sest valed tulevad välja. Ja turunduses mõttes on täiesti õige see, et ka täpselt samamoodi, et kõik valed tulevad välja ja turunduslikult selline negatiivne pilt nõuab täiesti teist lähenemist ja täiesti teist sellist mõtteviisi, et kuidas sellega toime tulla. Ja. Et siis ta peab olema kuidagi hoogsalt provokatiivne juba ja noh, kui vahepeal see negatiivne esteetika töötab isegi mingis valdkonnas. Meil on nüüd varsti aeg kokku tõmmata oma mõtted, nii et kas meil on veel mingeid viimaseid mõtteid kuldmunade reaktsiooni kuulajate viimiseni? Kõige parem kirjutage meile, mis meie meiliaadress on, Sven ütleb kohe. Meie e-mail ja e-kiri on siis kiri@turundusmargid.ee. Ilma ääte siis on turundusmärgid lõpp. Ja kirjutage meile, mis teile meeldis kuldmunadest. Minge vaadake, kes ei ole veel seda kodukat vaadanud. Siis ma lisan vaadake võidutöid ja ma lisan kogu info sinna kodulehele juurde, et te saate leida mugavalt kuldmunad üles. Ja loomulikult, kas Annaliis, sul on veel mingid huvitavaid mõtteid? Nüüd, kui ma olen siin turundusmaailmas või siia sisenemas, siis mulle tundub, et ma võib-olla võiksin isegi rohkem vaadata neid kuldmune, et ma sain päris häid ideid. Teine küsimus muidugi see, kas mul on eelarvet neid ellu viia, aga selles mõttes unistada ju alati võib. Et äge on näha, kuidas need topimad agentuurid siis neid häid tulemusi koju toovad, et peaks ise ka matkima midagi siukest või lihtsalt, et tore on näha nii julgeid ideid, et muidu on siuke tunne, et äkki peaks siis kuidagi viisaka kuvandi tekitama ja jääma sinna, aga nagu näha siis huumor ja siuke unikaalsus ja võib-olla julgus ongi see, mis sind nagu teistest välja toob, nii et. Ja kui see sihtgrupi tundmine tunneb üli hästi välja, et kui sa tead sihtgrupi, keda kõnetada, siis sa selle loovlahenduse suudad nagu pakendada viisakasse vormi või ütleme sobivasse vormi ja siis seda väljendada ükskõik milliste vahenditega ja siis inimesed ütlevad, ohoo, see on ülihea, äge. Ja minu arust tuli toob selle või võimaldab selle esile tuua oma kuldmunade abil, et näidata, mis võiks olla äge. Mina sain ka ühe väga hea idee. Ma tahan teha sellise reklaami, kus Peeter Koppel tuleb pangast töölt ära, aga ta ei hakka mitte seda Lamu jäätist sööma, vaid ta läheb õhtul, kui marketid, Maximad ja Prismad on oma uksed sulgenud, läheb siis dumpster divima toitu endale ja see reklaamib toidu toitu, ütleme, taaskasutamine on pisut halvasti öeldud, aga ära visatud toidu päästmine, see on toidu päästmine. Raudselt. Ma võiks selle ellu viia, mina kui kogenud dumpster dive ja paar aastat tagasi oli see rohkem teema, siis saame koos Kopliga minna prükaritesse. Juhendatud dumpster diving. Jah, dumpster divimise 101, tulge õppige, kuidas toitu leida. Ja sellega me saamegi viia oma saate lõpuni. Nimelt, kui sulle meeldib see saade, siis kindlasti jälgi meid YouTube'ist või Spotify'st ja kindlasti, kui sulle ei meeldi reklaamid, juhul kui sul ei ole YouTube'i või Spotify premiumit, siis meid leiab ka alati turundusmärgid.ee üles kodulehelt. Nimelt, ja kindlasti saatke ka meile kiri@turundusmargid.ee. Ja minu poolt on kõik. Aitäh teile! Tšau! Aitäh kuulamast ja soovin head kevaden nautimist. Tšau!